Sel nädalavahetusel jooksid sajad inimesed nii Tartus kui Tallinnas Sinilille jooksul, et anda au veteranidele. Heategevuslikul jooksul saadud tulu annetatakse Eesti vigastatud võitlejate ühingule, kelle toetusel osteti mullu Haapsalu taastusravikeskusesse kõnnirobot. Tegemist on 12 kilogrammi kaaluva kehavälise skeletiga, mis aitab pea- ja seljaaju kahjustustega inimestel püsti tõusta ja liikuda. Ravi eesmärgil kasutatava eksoskeleti peamiseks trumbiks on võimalus ruumist välja ja õue minna, mida senised kohtkindlad aparaadid võimaldanud ei ole. Tõenäoliselt tulevikus kujuneb sellistest seadmetest välja ka individuaalne abivahend, millega inimesed saaksid väga hästi käia tööl, käia poes, olla perega üheskoos ja olla õnnelikumad kui seni. Nagu ma aru olen saanud, siis hetkel on see Põhjamaades ainus aparaat. Jaa, ta on Euroopas üldse 5-6 aparaat, et Põhjamaades ja Balti riikides on ta esimene, meil selle üle ülimalt hea meel ja ega ausalt öeldes ilma Sinilille kampaaniate ja vigastatud võitlejate ühinguta see asi teoks poleks saanud, et oma jõududega meil kahjuks oleks jäänud raha pisut puudu, mitte pisut, et päris kõvasti puudu. Tänavu osales Tallinna ja Tartu jooksudel kokku üle 700 inimese. Tartus esmakordselt toimunud 3,2 kilomeetri jooksu võitis üldarvestuses ajaga 9 minutit ja 46 sekundit kapral Indrek Tobrelud staab- ja sidepataljonist. Tema nimel on ka 2 eelmise aasta Tallinna jooksude võidud. Selle aasta Tallinna jooksu parimaks osutus meestest Karel Hussar ajaga 9 minutit ja 32 sekundit. Naistest võitis Tartus ajaga 13.20 Kristiina Laht ja Tallinnas ajaga 11.38 Karmen Alnek. Pühapäeval Tallinnas rajal käinud Eesti Vabariigi peaminister Taavi Rõivas jäi oma jooksuga rahule. No kindlasti tuli ta 100 punkti piiresse, et see on mul nagu ainuke eesmärk siin, et oma 100 punkti ära joosta. Väikese varuga, ma arvan, et üks 40-45 sekundit jäi varuks ka, aga ega ma liiga kiiresti ei saa ka joosta, et ma pean jooksma selliselt, et ajateenijad siis saaksid ikkagi nagu mõõtu võtta ja tunda ka rõõmu, et näed, oleme kiirem kui peaminister. Mis teid täna siia jooksma tõi? No eeskätt loomulikult see põhjus, miks see jooks toimub, Eesti veteranide toetamine. Ma usun, et igaühel meist on põhjust mõelda, kuidas kõige paremal viisil veterani toetada ja selle ürituse kõige parem efekt on see, et see jõuab väga paljude inimesteni, ta teadvustab neid teemasid, mis on veteranidega seonduvad ja eks minu roll on ka siin natuke aidata kaasa sellele, et selle ürituse ümber oleks rohkem tähelepanu. Ka teised jooksjad toonitasid, et sport koos heategevusega on hea kooslus. Mulle meeldivad sellised rahvaspordiüritused ja miks mitte, kui sa saad kellelegi sellega kasu tuua, abiks olla. Ja kuidas meeldib kogu see õhkkond, mis siin valitseb? Väga meeldib, väga lahe. Saab ennast proovile panna ja samas ka nagu head teha. Mai alguseni kestva Sinilille kampaania järgmine suurem üritus on 23. aprillil Tallinnas Vabaduse väljakul toimuv kontsert Veterani Rock.